nüüd hakkame pihta konverentsiga, see ei tähenda, et teised ei võiks ka selliseid tervitussõnu öelda, aga minu teada ametlike tervituste hulgas praegu rohkem loetelus inimesi ei ole, et me läheme edasi niimoodi, et on ettekanne, kui jõuab esitada küsimusi, võime seda teha, võib teha seda ka, nagu ma ütlesin, tervitamas vormis, aga peaasi, et asi lõpeb küsimusega. Et oma arvamust me loodame selle päeva jooksul saavad ikkagi kõik välja ütelda. Ja mina istun selle laua taha, hakkan siis kella jälgima. Meil on ette valmistatud pikk ja põhjalik päevakord ja kindlasti väga huvitav ja kõik vajalikud asjad saavad läbi räägitud. Kõigepealt looduslike pühapaikade arengukavast kõneleb meile Ahto Kaasik. Palun, Ahto. Aitäh, Tõnis! Tere hommikust, head inimesed, emandad ja isandad, kaastöölised, sõbrad. Täna on ju selline märgiline ja enneolematu päev, kus meie selle maa põlisrahvas või selle põlisrahva järeltulijad, kuidas keegi just ennast määratleb, oleme tulnud siia Toompea lossi, Toompea mäele, et rääkima ühest oma rahvusidentiteedi, ajaloo, maastike ja põlisusundi jaoks olulisest nähtusest, hiidest ja teistest looduslikest pühapaikadest. Ajal, kui selle lossimüürid kerkisid, valitsesid meie maad teist keelt kõnelevad inimesed ja sajandeid ka peale seda ning kogu selle aja jooksul meie kui rahva või kohalike põlisrahvaste eneseteadvus, väärikus, väärtused olid maha surutud, neid püüti jalge alla tallata, vähendada, muuta tähtsusetuks. Ja koos sellega ka meie pühapaigad olid seadusevälised, illegaalsed, jälitatavad, hävitatavad, kahjustatavad läbi sajandite. Nüüd on meil oma riik juba mõnda aega ja ka taastatud oma riiklus on kestnud juba märkimisväärsed aastad. Peale pikki möödunud raskeid sajandeid oleme me kerkimas rahvana, rahvusena, riigina, leidmas eneseväärikust, ajamas selga sirgu, õppimas käituma riigirahvana, oma maa peremeestena, mitte orjade teenistujatena, mitte teiste alamatena. See on nagu jääajast kerkimine. 10 000 aastat ja rohkemgi on möödunud sellest, kui meie maad kattis jää ja sealt peale meie maa on kerkinud, kerkib praegu, kerkib veel edasi sellest ajaloolisest painest. Et niimoodi ka meie inimeste ja rahvana kerkime. Eneseväärikuse, eneseusu, koostöö ja hea tahte toel ja selle suunas. Selle kerkimise teel me oleme taastanud vabadusse ja mälestussambad austusest esivanemate vastu, kes meie vabaduse eest võitlesid, elu andsid, pingutasid. Ja see on oluline võit, et meie oma riiklus ja selle sümbolid on taastatud. Et nüüd on ilmselt käes meie kui põlisrahva sümbolite ja väärtuste taastamise ning väärika kohtlemise käes. Me teame, et ka ohvrikive täpselt samuti kui vabadussõja sambaid on maetud maha, et kaitsta neid võõraste mõnituste ja hävituste eest. Et piltlikult öeldes ka meie pühapaigad ootavad ülesotsimist
taastamist ja väärtustamist selleks, et me saaksime taastada enese kui rahva ja oma maa peremeeste väärikuse. Mu sissejuhatus läks võib-olla liiga pikaks, püüan nüüd teha veidi ladusamalt, et jätta aega ka järgmistele kõnelejatele. Tartu Ülikoolis on siis looduslike pühapaikade keskus, mis on vedanud pühapaikade arengukava täitmist, selle erinevaid tegevusi. Oleme otsinud ja leidnud siis nende 5 aasta jooksul palju häid kaastöölisi, asutusi, eraisikuid, ühendusi nii kodu kui välismaalt. Ning siis tehtust täna ongi kavas anda lühidalt teile aru, mida me oleme saavutanud, millised probleemid on jäänud õhku. Nii saavutusi kui probleeme me jagame, inimesed, asutused, erakonnad, ühendused ka pühapaikadega seoses. Ning oma ettekande lõpus siis tutvustan ka järgmise arengukava perioodi olulisemaid eesmärke ja tegevusi. Tänavune aasta on kuulutatud Eestis pärandkultuuri aastaks. Ilma pärandkultuurita, ilma vaimse pärandita ei oleks me rahvas, meie riiklusel ei oleks sisu ega mõtet. Looduslikud pühapaigad on üks oluline, eriline osa meie kultuuripärandist. Eriline ka selle poolest, et ta seob inimeste loodut, vaimsust, kultuuri, usundit, tavasid, tõekspidamisi ning loodust, meie ajaloolist, igipõlist keskkonda ning siis pühapaikades see inimeste ja rahva vaimne osa ning meie keskkond on sügavalt ning lahutamatult põimunud. Ja pühapaikades on elanud, on hoitud ja loodetavasti ka tulevikus on kaitstud meie kui ühe soome-ugri rahva juured. Hõimurahvaste juures me leiame samasuguseid pühapaiku, näeme sarnaseid ja samasuguseid tavasid, kuuleme samasuguseid uskumusi ning isegi palveid, mis on kõlanud või kõlavad meie pühapaikades. Et kaua pikki sajandeid me olime oma pühapaikade hoidmisel, kaitsmisel siin oma maal üksi. Meil oli raske leida liitlasi väljaspoolt. Ajad, arusaamised, väärtused on muutunud ja need muutused maailmast jõuavad ka meieni. Samal aastal, kui kehtestati looduslike pühapaikade arengukava 2008, rahvusvaheline looduskaitse liit IUCN kiitis heaks looduslike pühapaikade haldamise juhendi ja koos sellega tunnistati, et looduslikud pühapaigad on inimkonna vanimad kaitsealad. Inimesed, ka meie esivanemad, on aegade algusest peale oma pühapaikades kaitsnud oma loodust, maastikku, elurikkust ning siis lähtudes oma usundist, oma tõekspidamistest ja kultuurist, ise oma südamesunnist ja tõekspidamistest lähtudes on hoidnud alal oma kodupaiga ja kodumaa elurikkuse. See on lahutamatult seotud siis põlisrahvaks olemisega. Need põlised inimesed läbi sajandite, läbi aastatuhandete on neid pühapaikasid siin maastikul mõtestanud, hoidnud. Kas üks või teine kindel pühapaik on võetud kasutusele mõtestatud sajandite või aastatuhandete eest, ilmselt meil ei õnnestu kunagi teada saada, aga me teame, et selliseid pühapaikasid leidub maailma peaaegu kõikidel põlisrahvastel ja esimesed inimesed, kes siia maale saabusid, tõid kaasa ka arusaamad looduslikest pühapaikadest. On päris kindel, et suur osa meie
loomingulisest mitmekesisusest, meie elurikkusest on tänapäeva jõudnud tänu sellele, et esivanemad on looduslikke pühapaikasid hoidnud, kaitsnud seal looduse puutumatust. Igas külas, igas talus, oma väiksemates, oma suuremates pühapaikades. Seal on olnud põimunud vaimne pärand, kombed, tavad, uskumused ja keskkond. Ja see on nüüd üks pärand, mida meil alles tuleb mõista, et õppida seda õieti ja väärikalt ka kohtlema, kaitsma, väärtustama, kasutama. Pühapaikadega seotud tavad, uskumused, tõekspidamised, teadmised keskkonna omadustest on oluline osa meie vaimsest pärandist ning meie kui põlisrahva identiteedist. Ja ühtepidi on see tore, teistpidi äärmiselt kahju, et selline pärand Euroopa, eriti läänepoolse Euroopa ulatuses ei ole tavaline, see on erandlik, selline pühapaikade rohkus, nendega seotud vaimse pärandi elavus on Eestis võrreldes meie naabermaadega erakordne. See on ühtpidi suur väärtus, teistpidi ka väga suur vastutus seda õieti kohelda, hoida seda kui Euroopa ja inimkonna pärandi olulist osa. Eelmised sajandid meie pühapaigad ei ole olnud väärtustatud, vastupidi, on olnud illegaalne nähtus. Ühtepidi see on toonud kaasa nende kahjustamise, hävitamise, mistõttu suur osa neist praegu ei ole enam heas seisukorras. Ja see on toonud kaasa ka selle, et meil ei ole registreid, andmebaase 20. sajandist, 19. sajandist või varasemast ajast selle kohta, et kus täpselt siis asuvad meie kihelkondade, külade ja talude erinevad pühapaigad. Et me alles peame hakkama neid siis üldiselt ja suures mahus kaardistama. Et samuti need paigad on ka üldiselt kaitseta, nii arvuliselt kui ka sisuliselt. Eesti seadustikus puudub loodusliku pühapaiga mõiste. Arheoloogia või loodusmälestistena on neist teatud hulk saanud kaitsele võetud, kuid ka sealgi ei ole ju eesmärk pühapaikade kui terviklike mälestiste hoidmine ja kaitsmine, vaid ikkagi teatud loetud väärtuste hoidmine. Et ilmselt ka siis seadustest tulenevalt pühapaikade halduslik käsitlemine on meil äärmiselt killustatud. Meie ametkonnad ühtpidi on väga tublid loodust ja kultuuripärandit kaitstes, kuid teisalt see toob kaasa ka raskused teatud pühapaikade kohasel kohtlemisel ja kaitsmisel. Ja täpselt nii nagu 2005. aastal, kui algatati looduslike pühapaikade riikliku arengukava ettevalmistamine, nii ka täna peame tõdema, et pühapaigad on jätkuvalt erinevate ametkondade, erinevate teadusarvude vahel ja me peame tublisti pingutama, et ühendada oma teadmised, oma vahendid, et neid paiku hästi uurida ja kaitsta. Et täna on meie esivanemate pühapaigade ilmselt kõige ohustatum mälestiste liik Eestis, seda ajaloolistel põhjustel, seda kõikidel neil eelpool kirjeldatud põhjustel ning looduslikud pühapaigad on väga kiiresti hävimas. Et ilmselt esimese Eesti Vabariigi aeg oli ainus aeg, kui siin kehtinud seadustes on mainitud eraldi looduslikke pühapaiku. 1928 muinasvarade seadus määratles loodusmuinasvarad, kus siis kaitsti hiisi, pühasid allikaid, ohvrikive
ning seejuures rõhutati rahvuslikke väärtusi. Et need paigad ei ole ainult mitte teaduslikud objektid, ainelised objektid, vaid olulised meie kui rahva jaoks. Et see arusaamine, ka selline seaduslik käsitlus alles ootab taastamist. Pühapaikade arengukava, mis siis sai mõeldud, kavandatud ja sõnastatud selleks, et lõpetada nende paikade hävimine, et päästa nad kiiremas korras. Selle rakendamiseks siis 2008. aastal moodustati pühapaikade arengukava juhtnõukogu, mida on juhtinud Muinsuskaitseameti peadirektor Kalev Uustalu. Tartu Ülikoolis loodi looduslike pühapaikade keskus, kes tegelikult on juhtinud igapäevaselt pühapaikadega seotud tegevusi. Tartu Ülikoolis loodi pühapaikade ekspertnõukogu, kuhu on koondatud erinevate teadusalade paremad asjatundjad, erinevate huvirühmade ja asutuste esindajad ning sarnane ekspertnõukogu on moodustatud pühapaikade küsimuste käsitlemiseks ka Muinsuskaitseametis. Arengukava rakendamisel on erinevate ettevõtmiste raames aidanud oluliselt Eesti Maaülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Rahvaluule Arhiiv, Hiitemaja Sihtasutus, Maavallakoda, Muinsus- ja Keskkonnaamet, omavalitsused, erinevad ministeeriumid ja samuti meie lõunanaabrid, mitmed Läti arengupiirkonnad, Rahvusvaheline Looduskaitseliit, paljud ühendused ning üksikisikud. Märkimisväärne osa pühapaikade arengukava tegevustest on toimunud ühiskondlikus korras, nii nagu enne arengukava ja nii nagu see aegade algusest peale on toiminud. Et arengukavaga kavandatud tegevused saaksid täidetud, selleks kavandati nüüd siis uues rahas 1 700 000 eurot ning arengukava rahastamine kujuneski üheks kõige keerulisemaks kohaks. 2008, kui arengukava algas, oli algamas ka masu, majanduslikud raskused, mis puudutasid erinevaid valdkondi Eestis. Ning lõpuks arengukava suudeti rahastada vaevalt 20% ulatuses ja sellest siis kogu eelarvest kõigest 3,80% oli püsirahastus, mille pakkus välja Kultuuriministeerium. Mõnevõrra toetas ka Siseministeerium ning oluline osa arengukava toimunud tegevustest sai rahastatud Riigikogu toel. Tõnis Lukas looduslike pühapaikade toetusrühma esimehena algatas 2012. aasta riigieelarvest pühapaikade toetamise ja selle toetuse abil on üle vaadatud Põlva kihelkonna pühapaigad ning tänavu vaadatakse üle Võnnu kihelkond. Varem Roheliste fraktsiooni algatusel määratud toetuse abil on toimunud samuti mitmed suured tegevused. Ühtpidi on saanud selgeks, et riigiasutustel nagu Muinsuskaitseametil või ka Kultuuriministeeriumil on raske leida vahendeid veel ühe valdkonna jaoks, et seda piisavalt toetada. Teisalt me näeme, et meie riik ikkagi ei ole ju vaene, et me oleme teel Euroopa 5 rikkama riigi hulka ja sellise väikese arengukava, nagu on looduslike pühapaikade arengukava toetamine, kindlasti meie riigile ei saa käia üle jõu. Olulisemad tegevused eelmistel aastatel arengukava rakendamisel on siis olnud
pühapaikade uurimismetoodika koostamine, mille eesmärk ongi välja selgitada kihelkond kihelkonna haaval kõik säilinud looduslikud pühapaigad, need kaardistada, inventeerida, talletada nendega seotud vaimne pärand, teha seda teaduslikult ja metoodiliselt, et kogutud teave oleks kõlbulik nende paikade kaitse korraldamiseks, teaduslikeks töödeks. On toimunud väliuuringud 5 kihelkonnas: Muhu, Juuru, Räpina, Põlva ja Hargla ning Kuusalu kihelkonna kirdeosas. Keskkonnaõiguse Keskuse sihtasutuse abil on koostatud Eesti seadustiku analüüs looduslike pühapaikade osas ning on valminud seadusemuudatuste eelnõu kavand, mille abil siis Riigikogul on võimalik vajalikud seadusemuudatused teha, mille abil ja raames pühapaigad edaspidi oleksid kaitstud, kohaselt koheldud. Tartu Ülikoolis, Eesti Maaülikoolis on käivitunud looduslike pühapaikade ainekursused ning siis samuti on rohkesti tegeletud avalikkuse teavitamisega, väärtushinnangute kujundamisega. Sul on veel 4 minutit. Rohkesti artikleid, loenguid, erinevaid sündmusi pühapaikadega seoses on toimunud. Neid tutvustatakse ka täna järgnevates ettekannetes. Samuti avaliku arvamuse uuringute tulemusi, milles leidis kinnitust varasem oletus, et looduslikud pühapaigad ja nende kaitsmine on Eesti rahvale olulised. Ja samuti on nüüd siis Tartu Ülikoolis ette valmistatud pühapaikade arengukava järgmise rakendusperioodi dokumendi eelnõu. See praegune lõppenud arengukava ka nägi ette, et see on alles algus. Et sellega oli ju ette nähtud näiteks 1/3 Eesti kihelkondade inventeerimine. Ja siis need erinevad pühapaikadega seotud tegevused aastani 2020 hinnanguliselt võivad maksma minna 6 miljonit eurot, mis on ühtepidi tohutu summa. Teistpidi, et vaadates kas või ka ainult meie kultuuripärandi valdkonda, on see üsnagi väike, et ainuüksi Tartu Pauluse kiriku remontimine on läinud maksma 6 miljonit eurot. Et ühelt poolt siis pühapaikade arengukava, kus kavatsetakse inventeerida 70 Eesti kihelkonda, päästa üle 2000 loodusliku pühapaiga ja 1 kiriku remontimine. Et mõlemad kahtlemata on väga vajalikud. Eelolevatel aastatel siis suur osa Eesti pühapaiku peaks saama kaardistatud, inventeeritud, kaitse alla võetud ja mis väga oluline, nendega seotud õigusaktid peaksid saama vajalikul määral täpsustatud, et meil riigiametnikel oleks selged suunised ja mänguruum nende paikade käsitlemisel. Ning jätkub ka looduslike pühapaikade arengukava koostamine. See muudetakse järgnevatel aastatel kättesaadavaks keskkonna- ja muinsuskaitse ametnikele, kohaliku omavalitsuse ametnikele ning teistele, kes ametialaselt pühapaikadega tegelevad. Jätkub pühapaikade väärtustamisele suunatud hariduslik tegevus, sest mis loevad seadused, kui inimesed neid paiku ise oma südames ei mõista ja oluliseks ei pea. Kuigi arengukava eelmine tegevusperiood lõppes eelmisel aastal ning uut ei ole veel kehtestatud, pühapaikade arengukava tegevused jätkuvad. Tartu Ülikooli Pühapaikade Keskuse juhtimisel on praegu ettevalmistamisel Võnnu, Kambja ja Kanepi kihelkonna väliuuringud. Tartu Ülikoolis jätkuvad looduslike pühapaikade ainekursused. Jätkame looduslike pühapaikade andmekogu loomist, mis käib siis ka koostöös väliuuringutega.
jätkame riigi ja omavalitsusasutusi, näiteks Keskkonnaametiga on käivitunud väga lootust andev koostöö looduskaitse alla võetud pühapaikade käsitlemisel ning jätkuvad ka mitmed muud varem alustatud pühapaikade arengukava tegevused. Tänan tähelepanu eest ja kas on aega ka küsimusteks, vastusteks või jääb see hilisemaks? Aitäh! Ühe küsimuse ja kui see on lühike, siis võib-olla 2 võiksime ikkagi praegu lubada, kui mälestused sinu ettekandest on veel värsked. Aga jah, mitte pikemat arutelu. Kas on Ahtole küsimusi? Kui praegu küsimusi ei ole, siis kindlasti on arutelu käigus võimalik neid teemasid, mida praegu Ahto puudutas, veel käsitleda ja läheme rütmiga edasi. Meil on mitmed ettekanded veel. Aitäh sulle praegu!